Tere tulemast kuulama AI Powerment podcasti, mis on justkui teejuhiks tehisintellekti kiiresti arenevas maailmas, tuues sinuni tehisaru uudised, populaarsemate rakenduste ülevaated ja põnevad intervjuud tehisaru asjatundjatega. Mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI Powermenti brändi looja ning tehisintellekti entusiast. Ja mina olen Kerlin Tiigemäe, juht, ema ja AI entusiast. Kuula meid igal reedel ning saa praktilisi näpunäiteid, kuidas AI'd igapäevaelus ja äris rakendada. Tere, hea kuulaja! Täna hakkame rääkima tehisintellekti rakendamisest meediamajas. Ja selleks, et tuua sinuni kõige põnevam ja otseinfo, on meil külas täna Ivar Krustok Delfi meediast. Tere, Ivar! Ja tere, Sandra! Tervist! Ja alustamegi sellest, et ma teen lühikese juhatuse, Ivar, sinust ja räägin lihtsalt hästi lühidalt sinu taustast, mis ma olen sinu kohta kokku otsinud. Sa oled rohkem kui 10-aastase kogemusega digiturunduse ja tehnoloogia ekspert. Sa oled viimased 8 aastat töötanud Delfi meedias ja sul on selline äge roll nagu Chief AI and Innovation Officer ehk et sa juhid siis AI ja innovatsiooni valdkonda. Ja sa oled ka mentor, sa oled õppejõud, nii et sa oled erinevates rollides hetkel ja varem ka. Aga ma annaksingi sõna sinule ja saad rääkida enda taustast lühidalt ja sellest, kuidas sa siis sellesse tehisintellekti maailma oled jõudnud. Lühidalt minu taust on, meediaagentuuri taustana, või selles mõttes sealt on alguse kõik see saanud. Tegelikult ma õppisin IT-d, juhuslikult sattusin meediaagentuuri ja sealt jäi nii-öelda see meedia osa jäi külge siis. Teine osa, mis sealt ilmselt kombana saigi, et kuna taust on nii-öelda IT, siis kuidagi need kaks väga õigel ajal niimoodi kokku langesid ja ma jäin tegelikult siis suhteliselt kauaks ajaks nagu siis meediaagentuuri just nagu siukse tehnilise seadistamise kõikide muude asjade peale, sest tol hetkel just siis Facebook, Google, kõik sellised asjad hakkasid nagu siia poole laienema, et see tegelikult oli üldse nii ammu, kui see kõik juhtus. Ja jättes hunniku samme nagu siis vahele ja siukseidki jõudsin siis Delfi meediasse nii-öelda siis minu vaatenurgas siis teisele poole seda väljakut, ehk siis kui enne olin see, kes ostis, siis nüüd aitasin siis nii-öelda nendel teistel inimestel, kes ostsid tehnoloogiliselt siis Delfi vaatenurgast, kas meie andmeid paremini kasutada või siis mingi tootenurgalt siis nagu mingit unikaalsust välja leiutada. Sealt aastat siis edasi, andmeosa on siis see, mis on nii-öelda nagu konstantselt minuga nii-öelda Delfi meedias kaasas käinud. Vahepeal juhtisin ka nii-öelda portaali, ehk siis meie mõttes Delfi, kui see lehekülg, kuhu sa lähed, selle arendusi. Teine meeskond oli seatatud, ühed inimesed aitasid siis nii-öelda kõike neid back-end süsteeme üles ehitada ja siis minu meeskond tegeles sellega, et kui keegi tuli, kõik oli visuaalselt ilus ja töötas ja toimis ja oli kiire ja nii edasi. Ja kuna ma natukene sellel ajal sain selle rolli, kui ma just nii-öelda kasu inimesele, kes Delfis käib, võib-olla ei pane tähele, et tegelikult Delfi on täiesti uuesti nullist ümber tehtud ja nullist üles kirjutatud, siis et ta näeb peaaegu täpselt samasugune välja, aga ta on tegelikult nii-öelda nullist uuesti üles ehitatud. Ja kuna see protsess oli suhteliselt pikaajaline ja siukene tekkis siukene natukene, ütleme, ma ei taha öelda, et igav, aga siuke nagu stabiilsem selline arendusprotsess, kus enam ei olnud iga päev nii kaootiline ja siis sellega seoses kuidagi väga õigel ajal nii-öelda ilmus siis generatiivne AI pilti. Ja kuna minu tiimis ka üks inimene oli, tahtis ka võib-olla tugevamat rolli, see oligi siuke hea koht, kus natukene mängida neid asju niimoodi ümber, et ma saan selle portaali arenduse siis ära anda väga heale ja tublile inimesele, temast ja meeskonda juhiks ja minuga jääb siis kõik, mis on andmetega seotud ja siis nii-öelda panen kokku ka siukse arendusmeeskonna, kelle eesmärk on siis võimalikult kiirelt, ütleme, et fail fast või succeed fast, ükskõik kumbad pidi ta läheb, eks ju. Aga eesmärk ei ole nagu, et me kuidagi väga põhjalikult ja perfektselt asju valmis teeme, vaid et me saaksime võimalikult kiirelt testida seda ja vaadata, kas see töötab ja kui see töötab, siis nagu alles panna sinna päris ressursid ja päris nagu skaleeritavaks tooteks üles ehitada. Aga ma just mõtlen seda, et sa oled umbes olnud
aasta selles mõttes tehisintellekti teemadega Delfis tegelenud. Aga kus üldse selline algatus nagu alguse sai? Kas oli juhtkond, kes oli, et okei, nüüd me peaksime mõtlema, kuidas siis innovatsiooniga käsikäes käia või tuli see kuskilt töötajatelt, kuskil majasiseselt oli nii-öelda champion, kes siis hakkas liikuma, et me võiksime mingisugust muudatusi tuua või kuidas see välja nägi siis maja sees? See on üks osa on see, et nagu ütleme, generatiivne AI on aastakene, eks ju, reaalsus on selles, et kuna andmed on nii-öelda see valdkond, millega ma olen tegelenud seal, siis meie mõttes suur osa sellest on nagu same old, kõik masinaõppe, kõik asjad, et puhastused, kõik, mis me nagu teeme, seal juba on nagu aastaid ja aastaid nagu selle sarnaste asjadega tegelenud, eks ju, aga tõsiasi on see, et mingid asjad läksid palju kiiremaks tänu ütleme, lihtsamini kättesaadavatele suurtele keelemudelitele, eks ju. Ma arvan, et see on nagu ütleme kombo mõlemapoolsest nagu nii-öelda tegevusest, ehk siis nagu kui see nii-öelda ütleme, esimene sihuke suur hurraaga ChatGPT nii-öelda nagu areenil ilmus on ju, siis kuna ütleme, et ma pigem üritan hästi palju tehnoloogia uudiseid, asju jälgida nagu nii-öelda igapäevaselt vabal ajal, nii-öelda see on nagu vaba aja hobi, eks ju, siis lihtsalt kui need küsimused ilmuma hakkasid, siis enamasti hästi paljud need lihtsalt lõpetasid minu lauale, et me peame seda tegema, reaalsuses nagu see nõuab aega, et seda korrektselt, ilusasti skaleeritavalt teha ja see oligi nagu otsustuskoht, et ma võin nagu kas ühte või teist teha, aga mõlemad lihtsalt nagu ei mahuta lauale lihtsalt sellisel moel nagu ära, et see korrektselt saaks tehtud. Ja siis ma arvan, et see kombona nii-öelda, et juhtkonna poolt, või meie mõttes siis ka nii-öelda grupi juhtkonna poolt ja siis meie enda või minu enda ja tiimi sihuke initsiatiivi perfektne kombo. See on päris äge see sihuke fail fast lähenemine, et ma kujutan ette, et sellega tekkis ka siukseid ämbrite kolistamisi või erinevaid väljakutseid. Kas sa võib-olla sellest algusajast oskad kohe jagada siukest, et mis need siuksed suuremad väljakutsed olid, kui alustasite? Jah, üpris palju. No ütleme selles mõttes, et see siuke nagu esimene hurraa on nagu ikka on ju, et sul tuleb mingi hunnikut 5 inimest, kes ütlevad, vaata kiirelt seda kõike saab ära teha, ja siis mõtled, jah, saabki teha väga lihtsalt skaleeritavust ei ole nagu seal. Ehk siis nagu kui sa tahadki, et ütleme mingit väga lihtsalt taski, võidki visata sinna ChatGPT-sse, teeb selle ära, eks ju. Siis nüüd hakkad mõtlema, et okei, et ma ei tea, mul on 25 aastat Delfi arhiivi, kui ma nüüd tahaksin selle pealt nagu korrektset otsingut teha niimoodi, et see töötaks niimoodi, et meie ettevõtte pankrotti ei läheks, siis sa avastad, et mingi hetk sa kuskil jõuad poole aasta peale, siis vaatad, et see veel töötab, hakkad sealt üles skaleerima, siis vaatad, et tegelikult see nagu enam nii ilusti ei tööta. Ja nagu sihuke hästi suur valupunkt on nagu korrektne skaleeritavus. Et isegi kui nagu su teostus alguses on nagu selles mõttes õige, et sa väiksel skaalal teedki selle õigesti ära, et ta töötab ka. Aga ütleme, et kõige suuremad ämbrid on just sellega, et seda nagu funktsioneersivaks tööriistaks teha suurel skaalal. Ja see on nagu peamiselt siuksed valupunktid, sest ideed ja neid asju, neid leiab igalt poolt, näited on igasuguseid. Aga just, et vaatad ka, et hästi paljud näited ongi lihtsalt niisuguse hästi spetsiifiliste, natuke liiga väiksete skaalade peale üles ehitatud. Ja teine pool on ilmselt nagu see, mida ei nähta ka või midagi just hästi meediamaailma kontekstis on, et tehakse mingi lahendus, mis on nagu kasutaja vaates, kes lehele tuleb nagu super tore ja hea, aga reaalselt nagu ärimudeleid seal taga näiteks ei ole. Et näiteks need mugavad otsingud, mida hästi paljud uudisportaalid näiteks kasutavad, et saadki seal lehekülje peal otsida ja vaadata, annab sulle vastuse ka ilusti kohe lehe sees. Kõik, kellega mina rääkinud olen, see on kõigile kahjumlik projekt täna. Nagu see kasutaja vaatas väga tore asi, ma teeks ka kasutaja vaatas selle, aga nagu arved peab ka kuidagi saama ära makstud, et siukseid asju on hästi palju. Ja kuulajatele siis selgituseks ka, et kus see erinevus tulebki sellest, et kui me oleme harjunud paneme sinna prompti ChatGPT aknasse, me paneme siukse pisikese teksti, okei, paneme natuke suurema faili sinna, siis mida ta teeb, ta üks hetk lihtsalt, ta ei loe sul kogu seda sisu läbi, on ju. Aga kui me töö kontekstis, ettevõtte kontekstis maksame iga päring selle nii-öelda sõnade, tokenite, aga põhimõtteliselt sõnade arvu pealt, on ju. Ja kui sa tahad, et kogu sinu arhiivi läbi käiks, siis sa maksadki kogu selle mahu pealt ja see on see mure, eks ju. Jah, lisaks selle pealt juba see maht on nii suur, et ta lihtsalt nagu nii ei tee seda. Ja siis ta lihtsalt
reaalsus ei tee peaaegu mitte midagi, annab sulle suvalise vastuse. Võib-olla sa natuke laiendad ka seda, et millised teil on siis need erinevad lahendused majasiseselt meediaettevõttes ja võib-olla natukene laiendad veel seda tehnilist poolt juurde, et kas te olete võtnudki selliseid valmistooteid, karbitooteid või te olete midagi ise täitsa nullist rätseplahendusena teinud, kas te kasutate Azure'i, OpenAI'd, ma ei tea, Google AI Studiot, kuidas te sellele olete lähenenud just nende lahenduste poole pealt? Laias laastus me oleme üritanud 3 grupis hoida kõiki asju, mis me teeme. Eks esimene on nii-öelda sellised, ütleme, lihtsalt nopitavad õunad, siis on niisugused keerulisemad pikaajalised projektid, mis me teamegi, et võtab hästi kaua aega ja ilmselt nagu alati ei teagi, kas kõik jupid on täna juba olemas, kasutatavad sellisel moel, et seda nagu päriselt lõpptulemus saavutada, aga eesmärk on ikkagi olemas nendel ja siis viimane nii-öelda jupp on kõik, mis läheb siis nii-öelda koolituse potti, eks ju. Põhimõtteliselt kõik nendest lahendustest peale koolitus, mille mõetakse nagu natukene kõrvale, on meie maja mõttes siis ehitatud Microsoft Azure'i platvormi peale. Seal on kaks laias laastus, 2 väga erinevat põhjust, miks me nagu liikusime seda lahendust pidi, on üks sellega, et täna meil tegelikult kogu andmestik täna juba on seal aastaid olnud, me oleme aastaid sellega tegelenud, et see puhastatud korrektsel ilusal kujul paikneks ka nii-öelda ühes tsentraalses kohas. Ja siis natukene nagu selle kombona, kuna regioon, kus me Microsofti mõttes oleme, on siis Ida-Euroopa ja seal on veel mingeid täpsustusi, aga selles kontekstis me oleme nagu pigem loetletud kui suurema kliendina või ütleme kliendina, kellel on potentsiaali kasvada, sest et hästi suur osa ütleme võrgust ja kõikidest muudest hoitakse tavaliselt siin regioonis näiteks Amazoni peal, mis on protsente, ma ei tea, aga ma eeldan, et nendel on kõige suurem turuosa ka siin. Ja kui ma kunagi hakkasin tsentraalse platvormi tegema, siis tekkiski see murekoht, et Azure ei ole kõige lihtsam koht, kus seda teha. Ma mitu aastat kahetsesin enda kõikide andmeinimeste, kes pidid seal igapäev tööd tegema, et ma võib-olla ei teinud kõige targemat otsust. Ja siis jõudes nüüd selle pika sissejuhatuse lõppu oli see, et kus nagu nemad siis nende partneriks sai OpenAI ja see tähendas, et meil oli hästi palju esiteks võimalus nii-öelda rahastus saada projektide jaoks, hästi palju nii-öelda kasutustoetust saada ja oli ka hästi palju nende huvi, et materjale, et kuidas seda nagu üles ehitada, ligipääse ja kõiki siukseid asju, et neid päriselt kasutada ka nii-öelda väga palju isegi kiiremini kui enamus teistel turul. Ja siis see oli see põhjus, miks me selle valisime. Mis tähendab, et enamus asjad me üritame täna tegelikult nagu nii-öelda ise valmis ehitada. Kui nüüd võtame need lahti, ehk siis lihtsalt korjatavad õunad, need peamiselt on siis toimetusele suunatud tööriistad. Seal ongi pigem siukseid lihtsaid asju, mis minu jaoks ka tundusid, et näiteks transkriptsiooni tööriist. See tundub siuke asi, et terve internet on täis mine kasuta ja kõik nagu töötab, aga igal ühel, kellega ma nagu rääkisin, siis kõikidel oli mingid erinevad põhjused, miks see või teine või 3. platvorm, mida kõik erinevad inimesed meil toimes kasutavad, miks nad tegelikult ei ole head. Ja tegelikult said suhteliselt lihtsalt selle valmis ehitada, tegid hästi lihtsalt kasutajaliidese ka, jällegi sama loogika, et eks vaatame, kasutama hakatakse küll siis paneme research juurde, teeme natuke korrektsemalt selle, aga põhimõtteliselt lihtsalt saigi valmis klopsitud lahendus, mis transkriptsiooni teeb ära, võtab sellest kokkuvõtte ka veel teha, võib sellest artikli ka veel teha, kõik flow käib läbi, nüüd olemegi lihtsalt täiendanud sinna, et saadki võtta, ma ei tea, YouTube'i video võid sinna panna sisse, podcasti võid sinna pasta, et nagu sisemine tööriist, mis lihtsalt teeb ütleme suhteliselt lihtsat asja tegelikult hästi enam-vähem stabiilselt, ma ütlen enam-vähem stabiilselt, aga vähemalt ei ole mingi toote järjekord ja kvaliteet on enam-vähem tagatud. Samamoodi on näiteks tõlkelahendus, seal oli ka, et mitte ei oleks lihtsalt tõlkelahendus, siis seal on ka niimoodi, et kuna meil on Läti ja Leedu ka, et tegelikult siis pakkuda nagu niisugust ülepiirilist tegelikult nagu ülevaadet, mis teistes riikides toimub, sest meil oli ka see natukene puudulik ja kuidas me infot nagu artikleid siis võtame ja siuksed asjad. Et ütleme, et need on hästi suur osa nagu sellest nii-öelda lihtsalt nopitavad õuntest, mis me nagu ära üritasime, ütleme võimalikult kiirelt lahendada. Ja see oli ka see üks põhjus, miks eraldi üksus sai tehtud, et me ei hakka nagu, ma ei tea, viitekoosolekut tegema, et kus mingid asjad paiknema peavad ja kuidas loading välja näeb või mis infra peale, vaid kõik eraldi ülesse ja küll kasutajad siis nagu jooksvalt teeme selle nagu tööd toimivaks korrektseks asjaks.
Sinna hulka kuuluvad ka paar nii-öelda välispartneriga projekti, mis ongi mingid siuksed lihtsalt polli tegemislahendused, kõik siuksed asjad, et meil on seal mingid paar väiksemad siukest partnerit, kellega me üritame leida natukene kasutaja vaates asju ka. Ja see on suuremad projektid, kus üks oligi see, mis ma nagu enne juba mainisin, ongi see arhiiviprojekt, mida me oleme põhimõtteliselt nüüd juba siis üle aasta ehitanud. Nüüd ma loodan siin, tahaks öelda, et kuu jooksul peaks see selliseks valmis saama, et Eesti arhiiv võiks olla umbes 20 aastat kiiresti otsitav soovitustega kogu süsteemselt nagu kõigile kätte saadab meie toimetuses. Ma loodan, et ma enda sõnu pärast sööma ei pea, aga me oleme lähedal nagu sellele, et see süsteem nagu päris korrektselt töötaks ka. Ja sinna alla veel lähevad igasugused siuksed laiemad siuksed andmetega, sest jällegi, kuna andmed meil täna istuvad nii-öelda tsentraalses kohas, siis see, et näiteks sinna peale agenti ehitada või raportitest nagu sügavamat sisu saada, siis tegelikult täna küll on väiksemal skaalal kõigile majas saadaval, et kõik ei saa sinna veel ligi, aga kui sa raporti avad, ükskõik kui pikk andmestik seal on, näiteks võtad reklaamilao, et seal vist on täna mingi 2-3 aastat andmeid ja kui sa tahad teada, et ta teeks sulle kokkuvõtte lihtsalt näiteks, ma ei tea, mis eelmine kuu toimus, kuna tal on ligipääs kõikidele nende andmetele jällegi turvaliselt meil selles kindlas pilves, kus ma täpselt tean, kus ta on, ta suudab täna genereerida ilma vigad, ei ole ise näinud veel täna vigu, ilma vigadeta siis raporti sellest perioodist. Ei taha tellimuste osast jällegi samamoodi, ta lihtsalt teab kõiki neid andmeid, suudab neid kokku viia ja genereerida. Ehk et sa põhimõtteliselt lihtsalt nii-öelda promptiga annad selle ette, et näed, tahaks selle perioodi sellist ülevaadet ja sa saad kätte selle, mitte sa ei pea minema andmetesse surfama ja neid ise päringuid tegema. Väga äge, kindlasti väga suur aja kokkuhoid. Aga ma küsin kohe nende andmete koha pealt edasi, et ütleme, et kindlasti sellised artiklid, veebis olev sisu, mis on avalik info, seal ei ole see teemaks, aga teil on ju ka väga palju klientidega seotud andmestikke. Kuidas teil täna on, kas need kuidagi eristatud, sest meil on ju GDPR, mis reguleerib seda, kuidas me isikuandmeid töötleme, Euroopa Liidu tehisintellekti määrus osaliselt ju mõjutab meid kõiki. Kas te olete seda eristanud, kuidas nende andmetele ligi saab, on teil mingid sellised põhimõtted paika pandud? Ja, no esiteks on juba see nii-öelda eristamine ongi põhimõtteliselt tegelikult sellega, et kõik nii-öelda põhimõtteliselt need andmed, millest mina räägin, mida me töötleme reaalsuses nagu ütleme andmete osakonnas, eks ju, siis meil seal puudub igasugune nii-öelda otsene isiksustamisviis, kõik inimesed on nii-öelda korrektselt ära hashitud, me enamasti tegeleme grupiviisilise analüüsiga, mitte nii-öelda targeteeritult kedagi välja võtta ja kui me isegi võtaksime, siis kõik data, mis tema kohta on siis nii-öelda suvaline hash, mida ei anna kellelegi enamasti kokku viia ettevõttes. Mitte, et võimatu oleks, aga jällegi see on täpselt see, et sa pead tagama selle, et seda oleks keeruline ja sa pead lihtsalt teadma, et kes need inimesed on, välja tooma. Kõik need protsessid on nagu tehtud ja siis on nii-öelda see teine osakond, kus siis tegeletaksegi nende, ma ei tea, tellimusega on mingi probleem, millal ta alustas, kõik need on nii-öelda eraldi andmebaasis ja seal on siis nii-öelda veel, need ei puutu nagu otseselt omavahel kokku. Ehk et neid ei töötle sellisel kujul ka nii-öelda tehisintellekti lahendustega? Jah. Välja arvatud siis, mis iganes platvorm omale juba sinna sisse on võib-olla ehitanud. Eks neid ka tuleb Microsofti samamoodi enda CRM-is ja mujal pakub seda Copiloti funktsionaalsust. Jep. Väga huvitav ongi kuulda päriselt, mis on ehitatud. Iga kord ma olen meil on päris palju käinud inimesed rääkimas LHV-s, Sooranainen on jäänud advokaadibüroona ja kuulda päris neid lugusid, mis on juba üles ka ehitatud, et ma arvan, te liigute suures pildis väga, väga kiirelt tegelikult võrreldes võib-olla, ma ei tea, teiste ettevõtete ja enamiku ettevõtetega. Aga te olete selles mõttes ka suur organisatsioon. Kui palju te olete siis Microsoft Copilotit rakendanud majasiselt, et see on ka hästi palju tuleb koolitustel nüüd seda teemat üles, et soovitakse sügisest näiteks liikuda Copiloti peale, et kas teil on juba reaalseid kasutusjuhtumeid ka sellega või kuidas teile sellele poolele lähenete? Ta on meie mõttes sellegi nagu nii-öelda keerukam.
sest et nii-öelda tavaliselt, kui räägitakse Copilotist, siis mõeldakse seda nii-öelda seda nüüd vist 365 Copilot või mis iganes täpne see uus nimi on, siis seda meil tegelikult majas kasutada suhteliselt vähe. Aga meil on nii-öelda platvormisisesed Copilotid, näiteks samamoodi ka see andmete osa, eks see, kus see genereerib, tegelikult selle siis teeb nii-öelda Copilot, ta lihtsalt ei ole siis see ütleme Windowsi see nupuna Copilot, eks ju, aga ta töötab sama loogika pealt, ta on lihtsalt spetsiifilisem selle platvormi jaoks mõeldud Copilot, mida siis kõik saavad kasutada, aga ta ei ole selle tsentraalsega ühenduses. Ja samamoodi on, kui me näiteks nii-öelda järgmine samm sellest, et mitte ei ole raportid, vaid on need agendijupid, siis need on ka hästi tugevalt tegelikult siis selle Copiloti loogikaga nagu üles ehitatud. Aga jah, ta ei ole nagu see siis, et startmenüüst vajutad seda Copilotit, sest seal ma arvan, ma kujutan ette, et meil on umbes 10 litsentsi näiteks majas sellele võetud. Võrdluseks näiteks meil peaks olema umbes 70 ChatGPT litsentsi majas võetud. Et võrdlusnumbritena lihtsalt ja hästi palju ongi lihtsalt on spetsiifilistel inimestel spetsiifiliste asjade näiteks optimeerimise jaoks nagu mõeldudki, et ma ei tea, Excelis keegi on nagu natukene rohkem, siis seal on mingid use case'id, kus tegelikult sellest on mingit kasu, aga ta ei ole meil täna nagu otseses fookuses, vaid pigem ongi just need platvormisisesed Copilotid rohkem fookuses ja kuidas nende peal siis toimima saada kõik asjad. Sa mainisid väga õigest ka seda, et see koolituste pool on väga tähtis, et kui esimene oli siin madalate viljade noppimine, teine oli selline suuremad, võib-olla pikemad projektid ja kolmas siis see koolitamine, mis ma arvan meil mõlemal silma särama lööb selles mõttes, et seda teavitustööd on vaja teha, aga kuidas teil majasiseselt see siis korraldatud on? Kas igaüks, kes ettevõttega liitub näiteks, on onboardingul koolitusprotsess, millest tema peab läbi käima või kuidas see teil lahendatud on majasiseselt? Esimene vastus on, et võiks paremini. Ei hakka valetama, aga ütleme, et uued inimesed tavaliselt nagu pigem ei ole, sest meil on niigi hästi palju sisemised tööriistad juba, mis inimesed peavad õppima kasutama, kus täna on tegelikult nagu siis suurem fookus. Mis me nagu laiem üldine eesmärk oleks tegelikult see, et seesama, mis ma rääkisin, see arhiivilahendus, eks ju, mis meil tegelikult loodame selle sarnase projekti käigus saada ka siis nii-öelda majasisese või ma ei taha öelda lokaalsest, tegelikult on Microsofti serves, aga tegelikult siis nii-öelda üks-ühele põhimõtteliselt majasisese kontodega seotud Azure'is hostitud ChatGPT. Ja siis me tegelikult tahaksime skaleerida koolitusi natukene kiiremas vormis, sellepärast, et üks hetk ikkagi kõigile 30 eurose konto tegemine, kui meil on ettevõttes 426, ma loodan, et ma enam-vähem ütlesin õigest numbri, töötajad, siis igale ühele 30 eurot tundub nagu hästi suur sääst, aga me ei ole veel täna nagu hästi raske valideerida, kui ei ole tsentraalset haldust, kas see on nagu tagasi toob päriselt ka selle, nagu kõik uuringud justkui viiteksid, et nad võiksid selle tagasi tuua. Kui sellel nagu kontrolli pole, siis on raske seda nagu väga kiirelt rahas mõõta, eks ju. Siis nagu lootus ongi, et kui me saaksime selle sisemise tööriista, siis me tegelikult skaleeriksime nagu koolitusi ka paremini, sest et tegelikult nagu mure ongi selles, et kui isegi majasiseid koolitusi näiteks teeme, siis justkui tahaks nagu, et kui sa sealt nagu ära lähed, et sul oleks konto ka nagu mitte see tasuta konto, vaid nagu päriselt saaksid nagu mängida, seal ei ole nii ahistavaid piiranguid seal ees, eks ju. Et nagu see on nagu see üks osa, miks me ei taha nagu liiga kiirelt seda skaleerida, tahaks enne selle võimaluse anda, et seda treenida ja nagu siis päriselt kätte ka anda. Et me natukene alustasime hästi suure hurraaga, tegime päris isegi arvestatu osale, tegime tegelikult koolituse ära. Need on siis need, kellel täna need litsentsid ka on. Ja siis natukene tõmbasime nüüd tagasi, kuni leiame natukene skaleeritava mudeli lihtsalt meiesuguse ettevõtte mahu peale. Ja seal siis peamiselt meil keskendumine ongi nii-öelda kas on majasised tööriistad, kuna meil on hästi palju ajakirjanikke, suurem osa töötajatest on ajakirjanikud, siis neile, mida ma alati üritan ka koolitusel näidata, on siis kõik see taust, ehk siis, et see ei ole nagu, et nii-öelda kuidas tegelikult keelemudeli treenimine üldse välja näeb, mis erinevus on foundational mudelil ja et see ei ole 2 aastat vana teema, vaid see on, ma ei tea, mingi 40 aastat rahulikult juba ilusasti kõik nagu selle tausta, et kuidas
pilt üldse nagu ilmub või kuidas see pilt omavahel nagu kokku läheb selle tekstiga, mis sa sinna kirjutasid. Sellepärast, et see teine osa, mis meil nagu hästi oluline roll on see, et meil hästi paljud inimesed kirjutavad ju sisu selle ümber. Seda sisu aina rohkem tuleb, sest see teema kõnetab hästi palju inimesi ja ütleme, algusperiood, seda on vähemaks jäänud õnneks, aga algusperioodidel nagu lihtsalt selliseid, ma ei tea öelda nagu päris faktivigu, aga natukene nagu valesti mõistmist artiklites oli natukene liiga palju. Et nagu teine osa, mis oli eesmärk ka selle koolitusel natukene oli, et kui nemad nagu kirjutaksid, et nad vähemalt nagu, ma ei tea, ütleme seda lauset kirja pannes, et nad prooviksid äkki tol hetkel tuleb see mingi õige sõna meelde äkki sellest loengust, mis ma loodan, et äkki tuleb, garanteerida ei saa, aga et see on ka nagu väga tähtis osa, sest meil ikkagi loetavus on hästi suur ja kui meie nagu võib-olla natuke vale nurga alt midagi kajastame, siis see võib hästi lihtsalt nagu kellelegi arusaamaks jääda, et nagu, et nii see töötab või niimoodi versus näiteks kuskil mujal näiteks seda teha. Ma arvan, see vastutus on ikkagi suur ja just seesama, et see piisav kirjaoskus, see on ka 4. artiklis on ju tehisintellekti määruses kirjas, et lihtsalt liigutegi, opereerite selles kohas, mis tegelikult on juba norm, mida soovitakse, et ettevõtted on. Kas teil on ka võib-olla väike lisaküsimus, kas teil on mingisugune käsiraamat või selline suurem koonddokument, mis suunaks võib-olla organisatsiooni üleselt või ka siis töötajate tasandilt sellist kasutust või see veel on valmimisel või kas olete näinud vajadust selliseks, sest see on üsna tihti jookseb läbi, ettevõtted küsivad seda, et võib-olla teil on oma praktikast midagi välja tuua? Olen alustanud sellega. Okay. Olen paar korda selle nagu jälle hurraaga nagu kätte võtnud, et ajasta. Nii et vastus ei ole. Ja väga aus, sest ma ütlen ka selle poole pealt, et jah, ettevõtted tulevad ka seda minult küsima, ma olen seda algeliselt loonud ettevõtetele, aga kõik kompavad. Et praegu ka, mis me näeme, et ma arvan jällegi kogemusloona paljudele ettevõtetele inspiratsiooniks, aga ka teie nii-öelda ei ole võib-olla musternäidis või et me kõik igatahes õpime. Täna ei olegi. Me teame, et lihtsalt meil on, meil on enda see CMS, kus kogu sisuvaldus käib. Ma tean, et meil võime hästi palju toredaid kirjatükke tekitada, kuidas platvormi kasutada ja neid on meil hästi palju CMS-i kohta ja siis lõpuks ikkagi näed, et küsitakse küsimusi, siis mõtled, ma ei tea, see on seal 4. lehel, et see oli isegi väga kaugel nagu selles dokumendis. Et ma nagu iga kord jään nagu selle taha, et ma tegelikult näen, et nagu ma ei ole kindel, et see vormistame ja teeme tekstidokumendi. Ma ei ole kindel, et see õige lähenemine on, siis enamasti enamgi sinna, et kui ma näen, et mul läheb see tekst nagu juba, ma ei tea, liiga mitmendale lehel olen mingi asja nagu juhendis nagu jõudnud, siis ma mõtlen, et nagu kellele ma nagu päriselt seda teen. Sest need inimesed, kes seda kasutaks, nemad ei vaja seda esimest 4 lehte, mida ma valmis teinud olen. Ja need, kes ei kasutaks, nad ei jõua 4. lehele. Et natukene on nagu sükene mure. Et selles mõttes, et meil on küll mingid nagu dokumendid, mis näitavad nagu, ma ei tea, mingi baasinformatsioon, et sul nagu lihtne oleks mingeid asju meelde tuletada, kui sa oled ära unustanud, aga pigem tahaks nagu ikkagi sellega, et kas siis on need grupp, keda ma nimetan, et päris nagu enda hobistid, kes vaatavadki YouTube'is ise õpivad ja vahest mullegi näitavad mingeid ägedaid asju, mis kuskilt tulnud on või ideid põrgatavad. Või siis nagu pigem ikkagi alustada nagu, et esimene punkt oleks nagu, ma ei tea, selline koolitusvorm ja sealt nagu kätte saada need inimesed, kes siis nagu oskaksid siis, ma ei tea, paari leheküljega hakkama saada, et nad leiaksid nagu selle üle ja muu tahaks nagu ikkagi mingil määral nagu sisemiseks tööriistaks nagu valmis vormistada selline, et ütleme, et eksimisruum või niisugune nagu natukene funnelda mingid taskid nagu tegelikult ära, mitte nii palju anda niisugust nagu et mitte halva pärast, aga mingitel taskidel on vaja niisugust piiritletust ja mingitel taskidel on nagu niisugune go crazy ja vaata, kuidas nagu lõpptulemus tuleb, eks. Ma arvan, see on ka isegi avalikus sektoris, mis ma ka näinud olen, et võib-olla ei olegi seda dokumenti valmis, aga just see, et nagu katsetus oleks võib-olla turvalises ruumis ja nagu koolituse kaudu, et see toimub paralleelselt ja eks ole näha, kuidas siis need parimad praktikad võib-olla hakkavad levima ka ettevõtete tasandil. Täpselt. Aga räägime korra nendest rakendustest. Meil jäi see mõte huvitama, et sa ütlesid just, et teil on nii Copiloti litsentsi kui ChatGPT litsentsi, et tihtipeale ka ettevõtted mõtlevad, et ma nüüd ühe valin ja siis me jäämegi sellele platvormile. Et kuivõrd palju teil on seda, et ma ei tea, tulevad need ajakirjanikud või lihtsalt keegi teine töötaja. Ma leidsin niisuguse ägeda rakenduse, et mul võiks sellest oma töös kasu olla. Kas te kohe annate võimaluse näiteks ettevõttes seda katsetada, mis juhul te pakute selliseid uusi rakendusi
ja hea meelega kuuleks ka sinu enda niisugust tööriistakasti, et mis rakendusi sa ise kasutad? Ma pigem ütleks, kui keegi leiab nagu mingi, meil ei juhtu seda väga tihti, vahel juhtub, aga me nagu, kuna need, ütleme, tavapäraselt sihuke, et kuutasuna mingi 10, 15, 20 eurot, enamus nendest on, eks ju, ja need tihti ongi, ütleme, kellelgi enamasti jäävad mingi kindla projektiga, kus ta mõtleb seda kasutada ja siis, kui ta tuleb seda projekti ära teha, siis tegelikult selle projektiga näeb, kas esiteks, kas õnnestub tal või siis tegi projekti ära ja rohkem pole vaja, et tegelikult see investment selles on nagu tegelikult suhteliselt väike, sest me ei pea seda skaleerima kõikidele inimestele, vaid need on mingi niši asjad. Reaalsuses seda natukene juhtub vähe, ma arvan muidugi, et võib-olla inimesed ise võib-olla ka mingeid asju võtavad kõrvalt lihtsalt proovi pärast, aga üldjuhul ma arvan, et enamast, need, mis minuni on jõudnud, ei tea, et meil oleks nagu väga palju probleeme nende asjadega. Minul endal on natukene lihtsam, sellest jällegi, et kuna ma pigem hästi palju asju teen nagu katsetuskorras, ehk siis ma ei tea seal, ütleme lihtne näide, meil oli siin aasta lõpus, mõtlesime, et davai top-artiklid, aga teeks nagu põnevamalt, tegime nendest laulud nagu valmis, on ju, genereerisin mingid sõnad valmis, panin viisi sinna juurde, ilusti eesti keeles laulis need artiklid, nii-öelda artiklitest laulud ära. 2 keeles tegime seda leedus ka. Mis oligi, et davai, et kui paremini seda saada, siis võtsime selle Suno võtsime selle tellimuse, jällegi, mis ta oli mingi $10 kuus, eks ju, tegime need laulud valmis rohkem, nagu seda vaja ei olnud. Ülejäänud asju saad nagu seal juba tasuta proovida, et aru saada, kuidas töötab, eks ju. Samamoodi on mingid video genereerimise asjad, et lihtsalt näha nagu, et mis see nagu parim on või mis eksimusi erinevalt teevad, siis neid ikkagi mul nagu siuke kuus see minul endal nii-öelda nagu vahetub päris tihti. Lihtsalt, et näha nagu, ma ei tea, kuidas täna selle pildigeneraator töötab, või kas see on mingi spetsiifilise asjaks, näiteks väga hea, et kui mingid logosi vaja on teha või ma ei tea, turunduses kasutada, et siukest asju ma mängin nagu tegelikult suhteliselt palju, aga nad ei ole enamasti siuke, et ma ei tea, see ongi siuke asi, mida jään kasutama, vaid rohkem on ta eesmärk siuke, et nagu natukene endale teed selgeks, korrad sealt materjalid välja, võib-olla panedki presentatsiooni, et tead, kuidas kasutada seda ja siis kui kuskil näiteks keegi tuleb, ma ei tea, meie agentuuri õlas Brand Studios näiteks, et kuule, et mis oleks need tööriistad, mis meie kasutame, siis ma teangi, et okei, mul on mingi asi, mis aitab mul Figma disaine teha, siis mul on mingi asi, mis aitab Figma disainist nagu koodi teha, siis mul on mingid asjad, mis nagu aitab seda üle optimeerida. Ma saan ka öelda, et umbes nii on see package, et siis vaadake, et kas teil on nagu selles kasu, et siukest asja on küll nagu suhteliselt kuus see muutub. Mis su enda siuke top 5 hetkel on rakendustest? Üldjuhul mina ise ei kasuta aktiivselt ühtegi muud asja peale ChatGPT, eks ju, nagu selles mõttes aktiivselt. Et jah, mul on ka seal mingi see Kling, seda kasutan nagu kind of for fun, vaata on ju, siis ma arvan, et mul tegelikult see Suno AI, see subscription, ma kardan, et see tegelikult mul tiksub veel kuskil, on ju, aktiivselt tegelikult ei kasuta. Ja siis ütleme, et mida ma nagu töös ja nii-öelda nagu enne seal mainisin mentori jupiga on ka, siis üks on Juice Galileo ja siis on nüüd Vertsel. Siis Juice Galileo on selle jaoks, et ma saaksin põhimõtteliselt Figma disaini endale teha rakendusele ja siis ma lähen Vertselisse, et siis teha selles Figma disainist endale, ma ei tea, toote mingi proto valmis. Et aitab mul selle koodi valmis teha vastavalt selle disainile, mis ma tegin, kuna ma natuke oskan Figmas asju liigutada ka peale seda, kui ma seal kätte saan. Siis ma saan nagu enam-vähem disainitud asja ja ma saan nagu jagatava lingi proto valmis tekitada niimoodi, et ma saan jagada öelda, et midagi siukest võiks see flow olla, sest lihtsalt muidu hästi palju tekib siukest, et kui ma kirjeldan sulle ja sulle samal ajal rakendus, siis lõpuks meil on 3 erinevat rakenduse visiooni nagu peas. Ja siis ma saan lingi saata, näed, ma mõtlen midagi siukest, et see pole disainitud, kõik tead, see pole disainitud kood ka korralikult ei tööta, aga vähemalt me oleme, ma ei tea, saame 1,5 rakendust näiteks kokku, mitte 3 rakendust nagu enda peades. Et need on nagu asjad, mida ma peamiselt kasutan. Sa mainisid ka enne, et ikka sellise tehnoloogia huvilisena sa hoiad ennast läbi artiklite lugemise kursis uute uuendustega, aga võib-olla kuidas teil on majasiseselt, et kui tulebki uus mudel turule, kas teil hakkate siis kohe katsetama või kuidas teie olete selle hoiaku võtnud, et me ju teame, tehisintellekti maailm liigub kogu aeg nii kiirelt edasi, et kuidas sa seal nende uuendustega siis kõige paremini kursis ennast hoiad? Ja kas see kohe rakendub siis kuidagimoodi? Seal ongi natuke see jaotusena on see loogika, et üks on see, mida ma ise nagu for fun nagu mängin, on ju seal ma vahel testin neid uuemaid mudeleid. Üldjuhul mure on selles, et eesti keel
Eesti keelt isegi minu arvates täna ikka eesti keel kõige parem tundub ikka olevat veel ChatGPT-l. Ja ta ei ole ikka veel seal piisavalt hea, et me nagu kui ajakirjanik peale vaatab ja ütleks, et nagu päris hea tulemus. Kuna ükski nendest veel täna parem ei ole, siis ega meil nagu väga seal vajadust muuta ei ole. Ja siis võib-olla ongi, ma ei tea, kui parem mudel tuleb, kus tundub, et nagu võiks olla natuke parem eesti keel, see ei ole ka alati nagu garanteeritud, siis meie mõttes, kui me tahame mudelit taustal muuta, nagu võtsime, kui nad on meil Azure'is deploytud, siis tegelikult meie mõttes tähendab see lihtsalt umbes 2 rea muutmist ja meil on uus mudel nii-öelda selle sama rakendusel nagu tegelikult taga. Aitäh selle sisendi eest, ma arvan, et meil on täna veidikene lühem episood ja selline hästi kompaktne sissevaade ühtes mõnusasse kasutusloosse ja mulle eriti meeldib see, et te olete nii kiiresti liikunud ja nende kiirete iteratsioonidega, et ma arvan, et väga kindlasti paljud leiavad siit selliseid kohti, noppaid. Igal juhul, Ivar, aitäh sulle, et sa täna olid meiega. Aitäh, Sandra. Aitäh. Ja aitäh kõik kuulajad, et te olete jälle ühel uuel nädalal meiega olnud. Kui sa veel ei ole pannud, siis pane kindlasti follow meie YouTube'i kanalile või siis kui sa kuuled meid Spotify'st või Apple Podcast'ist, siis sa oled kohe uuel nädalal kursil. Me tuleb igal reedel uus episood välja, nii et ootame sind kindlasti ka uuel nädalal kuulama ja kohtumiseni. Tšau! Tšau, järgmise reedeni!